Jõudsime Suure kanjoni äärde. Ostsime aastase sissepääsu $80. Et aasta aega saab kõiki 417 parki minna, nagu Ranger meile ütles. Väljas on 88-89 kraadi, umbes 30 siis Celsiuse järgi. Kella 3 saab ööbimiskohta Javapai Lodge'i. Sinna on 20 minutit aega. Mõtlesime, et vaatame siis korra siit nagu ülevalt alla ka. Tohutu rahvaste ränne. See on Grand Canyoni Village ääres üks peamisi kohti, kus käiakse jõllitamas. Maaderi punkt on see. Maader oli siis mees, kellel oli siin vist mingi väga tähtis roll. Igasugu keeli kuuleb siin, õnneks mitte eesti keelt. 지금도처럼 비슷한데 살아. Doesn't take like 2 or 3 to 7. Because I'm used to having Kristen instead of Fran too. Javapai Lodge, $179 öö, tuba number 7082. Ainus, mis siin on tiivik taevas ja loodetakse, et me peame toime tulema. Sõitsin sinise bussiga, et nüüd minna edasi punase bussiga, mis viib lääne poole kõige lõppu. Hermits Rest on siis tolle koha nimi. Sõitsime siis bussiga esimese peatuse. Buss teeb 80-minutilise ringi ja selle ringi peal on siis 8 peatust. Siis tulime esimeses maha. Lähme siis vaatame, mida meile õige näidatakse. Siit viib seda küll treppi vist vanasti ei olnud. Vanasti, kui ma sellest räägin, siis ma räägin aastast 2000. See oli viimati, mil siin käisime selle poole peal. Ja siit on nüüd hästi näha. Näed, ikka seda GoPro hoiad käes viltu, siis on Grand Canyoniga viltu. Taga on siis näha Grand Canyoni Village. Ja seal kusagil puude all on siis ka meie hotell, võib nii öelda. Ei, see ei ole rada Grand Canyoni põhja. See on lihtsalt üks väike rada ühele vaateplatvormile. Okay. Teisel pool on näha Bryant Angeli rada laskumas, on see diagonaalist tulev jõtt. Ja seal keskel all on Indian Gardens, mis on poole teepunkt Bryant Angel pidi alla. Ja sealt tagant üles läheb Cottonwoodi kanjon, kus siis põhjas asub Phantom Ranch. Kerge tuulekene mängib. Vaikus. Väike jalutuskäik mööda Rim Traili ehk servarada.
on tehtud asfalteeritud rada, mitte küll väga tasane, aga ajab asja ära. See on bussimüra, mis sõidutab edasi-tagasi. Siin serva peal on siis selline madal okaspuu puhmastik, metsastik täies pikkuses. Ja keerad kõrvale ja Grand Canyon. Suur ja sügav lõhe. Lähme Powelli memoriaali juurde. Powell, John Wesley Powell oli see mees, kes 19. sajandi 60. lõpus siis esimesena sõitis paadiga koos siis paari kaaslasega läbi Grand Canyon. Võtame siin suured julged tõusuastmed. Nii, ja vaatame kõigepealt siis lääne poole. Sinna hakkab päike vaabuma ja seal on juba sinine udu. Kui me siit memoriaali eest läbi läheme, kus poiskene puhkab, siis näeme pikivalgust. Ja pikivalgust on hoopis pilt teine, nii et kõik see värv, mis siin kanjonis on, oleneb, kust poolt valgus langeb ja milline see on. See on Hopi Point. Pidi olema üks väga hea point. Eks ta ole ka, kaardus on päris palju näha. Jälle joonistub siis välja päevavalgusest tulenev erinevus kanjoni värvides. Dramaatiline view Hopi Pointilt. 2100 meetrit üle merepinna. Keskel peaks olema siis Colorado jõgi näha voolamas. Tuul on väga kõva, aga soe. Just paras selline, tõesti paras vöötme ilm. Bussijuht väga kiitis seda vaadet. Päike paistab otsa peale. Seda kollast pidi ees nimetatama siis Mojave seinaks. Kell on juba 6:30. Oleme jõudnud eelviimasesse punkti Pima Pointi. See ei ole kindlasti piima järgi oma nime saanud. Keskel on Colorado jõge näha. Ja nüüd on juba selline õhtune udu. Udu on küll palju öeldud. Õhtused värvid maad võtnud. See on Bright Angeli rada. Siit siis läheb alla Grand Canyonisse. Ja siit kaudu siis aastal 2002 matkasime üles. Alla läksime vist, kui ma õigesti mäletan, South Kaibab Traili pidi. No. Seal juba 3 tüdrukut klammerdusid seina külge. Ai, skääri. No, siit oli see teine tee üles, minu meelest. Me läksime siit üles, jah. Sealtpoolt. Jah, ilmselt, jah. Ja oli küll. Muula sitt on maas. Tunnelist läbi. Päike hakkab loojuma. This is a cooler.
ja siit keskelt läheb Bright Angeli rada alla. Inimesed vaatavad, kuna päike loojub. Just korraks see mingi maailm ime.